Suvi on aeg, millal paljud noored ja ka täiskasvanud peavad otsustama, millise sammu nad oma haridusteel astuvad järgmisel sügisel. Milliseid võimalusi pakub Tallinna ehituskool? Milline on inimese jaoks õige aeg ameti õppimisele mõelda? No ma arvan, et see õige aeg on kogu aeg, kui inimesel on vähegi soovi midagi õppida. Et tänapäeva kutsekool ja seal juures siis ka Tallinna ehituskool ei tee mingit piirangut selles ajas. Et me oleme muutunud nii paindlikuks, et praktiliselt õppetöö võib alata suvalisel ajal terve kalendriaasta jooksul ja lõppeda vastavalt sellele, kui pikk on meil õppekava. Nii et siin ajas nagu küsimust eriti ei olegi. Loomulikult siin sügisel on see põhiperiood, kus meil tulevad need tasemeõppesse õppijad, kes on siis põhiliselt põhikoolijärgsed või keskoolijärgsed. Aga sinna juurde meil pakkuda nii palju erinevaid õppevorme ja õppivõimalusi, et nagu ajalist piirangut meil seada ei ole. Kutseõppes on selline mõiste nagu õpipoisi õppija. Mida see endast kujutab? See tegelikult on üsna vana süsteem, mis on nüüd uues kuues jälle meil hakatud juurutama. Et tegelikult on see siis selline õppevorm, kus üle 2/3 õppekavast täidetakse tegelikult töö juures, praktilist tööd tehes. Et selleks on nüüd isegi leitud väga palju tugimeetmeid, et riigi poolt on see väga nagu soositud õppevorm ja me oleme üritanud ka siis seda hakata siin käivitama endal. Meil on praegu 2 õpperühma on töös, ühed on siis katusekatjad, teised on betoneerijad ja põhimõtteliselt see õpe on siis niimoodi, et teatud perioodidel inimesed käivad koolis, saavad seda osa, mida ei ole võimalik töö juurest õppida ja ülejäänud aja nad teevad siis erialast tööd. Neil on siis töö juures juhendajad, kes jälgivad neid iga päev, annavad hinnanguid ja lõpuks siis õppekava täidetakse nii töös kui ka koolis õppides. Tegelikult kõige paremini kohandatav ongi ta just nendele, kes juba töötavad kuskil, aga neil ei ole erialased teadmisi, ei ole seda tausta, et tegelikult on siis võimalik oma tööd katkestamata saada nüüd need teadmised, oskused, lisaoskused, mida ei ole võib-olla töö juures omandatud ja saada ka tunnistus selle kohta. Elukestev õpe, see on tänapäeval väga levinud mõiste. See eeldab, et inimene, kes teeb juba tööd, tal on amet olemas, ta vajab täiendõpe. Jah, me korraldame ka täiendusõppekursuseid ja mitte ainult täiendusõpet, tegelikult ka ümberõpet ehk siis põhiteadmisi jagame. See õppevorm on siis mõeldud nendele inimestele, kes töötavad, samas ka nendele, kes ei tööta, et põhimõtteliselt seal võivad õppida meil kõik. See õppetöö on üsna lühikene, ta varieerub seal 80 tunnist kuni paarisaja tunnini. Kursused toimuvad tavaliselt meil õhtusel ajal. Nii et praktiliselt kõik, kes vähegi soovivad, saavad seal osaleda. Rahastusvõimalusi on ka erinevaid, et kõik, kes seda leiavad endale huvitava eriala, siin saavad õppida. Mida ehituserialadest siin koolis õppida saab? Tallinna ehituskoolis on traditsioonilised ehituserialad. Hakkame siis peale, et meil on puitkonstruktsioonide ehitaja, ehituserialadest tulevad ehitusviimistlus, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, need on kõik 3-aastased õppekavad. Lisaks sellele tulevad meil siis sessioonõppe, kus on maaler, on plaatija ja seal on siis võimalik õppida vastavalt sellele, et kuidas see sessioonõppekava siis välja näeb meil. Meie siis tavaõppe, mis on siis põhikooli järgne, see on siis 3-aastane, kus tullakse peale põhikooli lõppu ja õpitakse 3 aastat, iga päev käiakse koolis ja vahepeal on siis praktika, nii nagu ta siis õppekavas ette on nähtud. Aga sessioonõppe on siis selline, kus meie õppekavad on siis lühemad, seal on siis meil pooleaastane on kõige lühem plaatijatele, aga samas on ka siis 1-aastased õppekavad, kus õppeaeg on siis meil 1 aasta ja õpitakse vastavalt siis teatud päevadel nädalas või siis mingitel perioodidel. Sellel aastal on meil siis esimest korda uus vastuvõtt, kus on soojuspumpade paigaldaja. Selle õppekava pikkus on ka siis 1 aasta. Et hästi tore uus eriala, ma arvan, et võiksite proovida seda eriala õppida. Kui me võtame viimistleja, siis milline on viimistleja töö, millega ta igapäevaselt tegeleb, kui kool ükskord läbi? Viimistleja on täna hästi selline laiapõhjaline eriala, seal õpitakse pindade viimistlemist, nende kõigepealt siis ettevalmistustöid, lõpuks ka kõikide muude, mis on rullmaterjalide paigaldus, PVC plaatide, rullmaterjalide paigaldus, edasi ka siis plaatimistööd ja kõik sellised, mis kuuluvad sellise hoone siseviimistluse hulka. Aga ehituspuusepa eriala, mida nemad õpivad?
ehituspuusepa eriala on meil selliselt laiapõhjaline, et õpitakse erinevaid konstruktsioone, akende uste paigaldust, puitkonstruktsioonide detailide paigaldust ja kõikide selliste ehituses vaja minevate puusepatööde tegemist. Ilma betoonita praktiliselt ühtegi maja tänapäeval ei kerki. Ka see võimalus on meil olemas, juba 2 aastast me õpetame siis betoneerijaid, et betoonkonstruktsioonide valmistamist. See õppekava pikkus on siis ka 1 aasta ja õpitakse erinevaid töövõtteid ja ma arvan, et kõik ka tänapäevased ehitused laiemalt on seotud betoonitöödega. Millised iseloomuomadused peaksid olema sellel inimesel, kes tuleb siia Tallinna Ehituskooli elektriku eriala õppima? Tal peab olema tehniline huvi, tahtmine midagi oma kätega teha ja iseseisev mõtlemine. Millist tööd ta hakkab tegema, kui kool ükskord läbi? Väga põnevad tööd, alates kõikidest elektrisüsteemidest, mis meie ümber on, kõik, mis meil on kodus ja kõik, mis on tööstuses. Absoluutselt kõik, millega me igapäevaselt kokku puutume. Elektrik on tehnikas sisuliselt nagu haiglas arst, et täpselt samamoodi nagu arstid ei saa töötada ilma hariduseta, vastavate teadmisteta ei ole võimalik ka elektrikult pädevalt töötada vastaval erialal. Meil on kaasaegsed, väga head õppelaborid, meil on väga palju korralikke huvitavaid õppevahendeid, millega me saame teha praktikat, nii et antud juhul õpilased siit lahkuvad juba päris põhjalike teadmistega ja kindlasti, kui nad teevad ära ka kutseeksami, mida meie koolis kindlasti nad ka teevad, saavad minna suvalisse Euroopa riiki tööle elektrikuna ja nautida maailma. Mida siin ruumis õpitakse? Mis ametit? Siin õpime disleriks ja see masinaruum on meil kaua oodatud kaunikene ehk juba aastaid on Tallinna Ehituskool tahtnud endal saada uut masinaparki ja hetkel see ruum, kus me siin oleme, see on tõesti seadistatud kaasaegsete masinatega, mõned üksikud ka vanad pingid on, aga enamus on uued sisseseaded. Meil taustaks on niisugune tore kätega sein. Mis selle seos on nüüd Tallinna Ehituskooliga? Aga seosed otsene, need on meistri käed ja meie oleme meistrite kool, nii et see kõik kokku annab siis edasi meie kooli mõtet, et meie õpetamegi häid meistreid.